vaata sinna. Vaata, kui ilus ta on. Kallis Raadio 2 kuulaja, on jälle kolmapäev, mina olen Kärt Puum ja te kuulete köögikultuuri. Sügis on täies hoos, ehk see tähendab seda, et kõige õigem aeg on teha unapirukaid. Õun on praegu lanevates ning miks mitte teha valmis üks kiire ja maitsev õunapirukas. Seekord näitan teile, kuidas teha vabavormi pirukat, ehk et meil ei lähe piruka valmistamiseks isegi mitte kugivormi. Piruka tegemiseks vaja minevad koostisosad on nüüd kõik siin ilusti reas. Meil on suhkur, halva või jäävesi, jahu, sool ja loomulikult õunad. Esmalt sega kokku kuivained, läks jahu, siin läheb meil 1 teelusikatäis suhkru ja paar keerdu soola. Seejärel riivi juurde 50 grammi külma võid. Mudi näppude vahel ühtlaselt puruseks. Seejärel lisa 1 suppilusikatäis jääkülma vett ja 1 suppilusikatäis valgeveini jäävikat. Ja sega taigen ilusti palliks, pane ta külmkappi seisma samal ajal, kui sa valmistad täidisaaks ette õunu. Meil on siin praegu 400 grammi õunu, see on puhastamata kogus. Eemalda südamed ja viiluta need selliselt, nagu sa ise soovid. Kui õunad on viilutatud, pane nad kaussi. Ja siis sa saad need siia peale rikutada veidi suhkrut ja kaneeli ja selle oma vahel kõik läbi segada. Paneme siia 2 suppilusikatäis temelaga suhkrut ja 1 teelusikatäie kaneeli ja segame kõik oma vahel läbi. Ja nüüd võtame külmkapist oma päinapalli ja rollime ta ümmarguseks. Sellise vabavormi piruka eelis on see, et ta ei pea olema eriti ilus ega ühtene, vaid võib jääda veidi ka koperdama, et sellest ei ole mitte või midagi. Nüüd kasutame taignerulli abi, et see piruka põhi ilusti ahjuklaadini ka jõuaks. Ja kui ta vahepeal siin pudeneb, siis sellest ei ole midagi. Selle me lapime sinna klaadi peal uuesti kokku. Tegemist on ikkagi vabavormi pirukaga ja täpselt sellisest ma teete ennegi. Kui nüüd taigen on nüüd siin ahjuklaadi peal, puistame kõige põhja oma halva. Siin on umbes 100 grammi halvad. Proovime seda või näppude vahel natuke pudedamaks teha. Ja nüüd kõige peale lisame oma kaneeli ja suhkruga läbi segatud õunad. Ja kõige viimasena siis lapime selle taigna ümber ilusti nende õunte. Ja kõige lõpus soovitan taigna määrida kas siis munaseguga või piimaga. Ja meie vabavormi pirukas on valmis ahju minema. Paneme ta 200 kraadi juurde ja küpsetame seda umbes 30–40 minutit. Piruks on valmis, lase tal enne söömist veel umbes pool tundi täheneda ja serveeri siis kas näiteks jäätisega või teed seal niisama. Hea pisu! Raadio 2. Takes
ühesõnaga lihtsamalt Apple'i telefonidesse tuli kiirlaadimine juhul, kui sa maksad väga palju raha, et see lisaks osta, et see ei tule karbis kaasa, nagu see tuleb Samsungi või OnePlusiga. Et ma olen peast kinni. Aga see on tegelikult väga suur probleem, sellepärast et telefonide akud on läinud nii suureks ja eriti kehtib see ka iPadi puhul. Selle laadimine võtab vaja tunde, et see täis laadida. Ja seda nagu tänapäeval enam ei taha. Ma ütlesin seda, et sa leidsid ühe huvitava detaili. Kui telefonid on sama suureks 8 ja 8 pluss võrreldes 7 plussiga, siis on see suurus nagu välimusest mõõdukas. Aga nende üks oluline parameeter on muutunud. Ja nad on kõvasti kaalu sulle võtnud. Viimased 3 põlvkond iPhone, mis on olnud täpselt samasuguse välimus, sama mõõdukas. 6, 7, 8. Kosmeetilisi muutusi on tehtud, põhimõtteliselt näevad samadest välja, sama tuleks. Siis näiteks iPhone 6 kaalus 129 iPhone 7 138 ja iPhone 8 148 grammi. 20 grammi on nad 3 aastaga juurde võtnud. Ja pluss kaalus 172 grammi 6 pluss. Siis järgmine põlvkond oli 188 ja nüüd uus on 202 grammi. Lihtsalt tühja koha pealt. No, vestlus. Kas see on suurema näinud siis? No ta peab paremini vastu pidama selles mõttes, ega iga see võimsem protsessor tähendab automaatselt seda, et sul on vaja, et see telefon pluss, mida ju praegu natukene kardetakse, on see, et seesama näotuvastus näiteks, mis tuleb, see on ju asi, mis kogu aeg otsib sind. Selles mõttes, et telefon ju tegelikult kogu aeg otsib, kus sa oled, et ega sa juhuslikult oma nägu telefoni lähedal ei ole pannud selleks, et ta sulle seda ekraani avama peaks. No võt seal on iPhone X. iPhone 10. 10, olgu 10. Aga need 8 ja 8 pluss, välimus on samad, aga ta on sisemine rasvumine. Ma pean siin valmis parandama. Uues telefonis 1921 milliampere. Eelmises põlvkonnas 1920. Tuu aku on väiksem. Telefon on väiksem. Aga ma olen kindel, et nagu aku ise ei ole rasvumine. Seda ma ei tea. Vähemalt teiste iPhone'i puhul ma ei tea. Mul ei ole nagu otseselt keegi rääkinud ka teise tootja ja küll pigem rõhutanud seda, et seda kaalu tuleb väga palju juurde. Jah, see keeb, mis selle aku sees on. Aga üks konkreetne komponent on erinev 8 ja 7 vahel. Ja välimus on samasugune, sest juhtmisega laadimise kroonikas on sees, on lisa asjad, mida varem ei olnud, see on tegelikult mahus. Ja ma kardan, et see klaasist taga või see on materjal. Muide, iPhone 8 Plus on ka mahutavused juht maa väiksem eelmisel või. Nii et aku mahutavused on tegelikult väiksem. Tegelikult palju energiat suudab. Aku on läinud väiksemast, kaal on ikka juurde. Ja seal ei ole ära, et lihtsalt on nii palju ühte 30 sisse juurde panna. Juhtevabad laadimised, siis on nii 3 touchi aparaat, mis seal oli, või 4 touchi, mis ta on seal. Mis ka siin välja, aga tuli juurde nüüd ja nüüd on, seal on 2 kaamerat on tulnud, selle viimasele 2 põlvkonnal, et seda asja, mis sinna sisse pannakse, päris tuleb juurde. Ma saan ikka veel, kuni mõni äppis niimoodi siin oleks, sest ta räägib sulle, kuidas on nagu nii tihedaks pressitud see asi, et siis ei, no ma saan aru, aga lihtsalt fakt on see, et need telefonid on näiteks rühmavad raskemaks ja mitte selle ajal, et meil oleks aku suurem, et aku muutuvad vähem. Järelikult on teinud kõik see muu head, mida me näitavad, on lihtsalt kaalu juurde. Me ei jõua enne pausiminekut rääkida iPhone 10-st. Ütleme ära, et 8 ja 8 pluss on Eestis 29. septembrist Apple'i ametlikul andmetel. Järgmine reede. 8 hakkab maksma alates 829 ja 8 pluss 939, aga hea uudis on see, et nüüd on ainult 2 mudeli vahel valida, 64 ja 256 gigabaiti mäluga. Nii et see 16 ja 32 ja 128 on üldse ära unustatud, nii et sa saad osta kas normaalse või väga suure.
suspect treat. I'm a rendered splendor with a nervous strain pain. Gold shifts to blue, so the peaches split. A fingered hit. Slow down. Strip the grip. Change the angle. How are you?